See on jumalakartuse teema viimane osa. Tänases lõpukõnes käsitlen ülimalt olulist küsimust, mis on loomulik tagajärg kõigele, mida oleme siiamaani puudutanud. Küsimus on selles, kuidas me saame kasvatada oma elus jumalakartust. Toon välja 4 olulist sammu, mis viivad soovitud tulemuse jumalakartuseni meie elus. Esimene samm on õpetussõnade 1. peatüki lõigus, millele olen juba korduvalt viidanud. See on jumalakartusega seoses üks tähtsamaid lõike. Õpetussõnade 1. peatüki salmid 28-30. Selles kirjakohas esineb tarkus isikuna. See on Jumala tarkus, mis teatud mõttes esindab Jumalat ennast ja pöördub kõigi inimeste poole. Kuid tarkus näitab, et paljud inimesed lükkavad tema kutse tagasi ja sellega seoses tarkus ütleb. Siis nad hüüavad mind, kuid ma ei vasta. Nad otsivad mind, aga ei leia. Vaata, oli aeg, ütleb tarkus, kui ma neid kutsusin, aga nemad ei vastanud. Järgmine etapp on, siis nad hüüavad mind, aga mina ei vasta. Otsivad mind, aga ei leia. Sellepärast, et nad on vihanud tunnetust ega ole valinud issanda kartust. Et nad ei ole hoolinud minu nõust, vaid on põlastanud kõiki mu noomitusi. Tuleb veel kord rõhutada, Jumala kartus tuleb valikust, tahteotsusest. Need inimesed ei saanud osa õnnistustest, mida tarkus neile pakkus, sest nad ei valinud Jumala kartust. Niisiis, selleks, et siseneda Jumala kartusesse, peate esimese asjana tegema kindla isikliku otsuse. Te ütlete, issand, ma valin selle tee, mis viib mind Jumala kartusesse. Mida iganes see kaasa toob, mina olen nõus. Ma teen selle valiku, ma teen selle otsuse. Kui te neid sõnu kuulete ja pole kunagi seda otsust teinud, miks te ei tee seda kohe praegu? Öelge Jumalale oma südames. Issand, ma teen selle valiku. Ma valin Jumala kartuse, juhi mind sellesse. Ja see toob sellest hetkest alates teie elus kaasa suure muutuse. Siis teine nõue, mis on selles lõigus öeldud, on nõuande ja noomituse vastuvõtmine. Tarkus ütleb nende inimeste kohta, kes seda ei teinud ega ei leidnud Jumala kartust, et nad pole hoolinud mitte ühestki minu nõust ega ole tahtnud minu noomimist. Nad olid parandamatud, õpetamatud. Niisiis teine samm on õppust võtta. Esiteks on vaja teha otsus, seejärel õppust võtta. Ja seal on 2, isegi 3 peamist õpetuse allikat, milleni tahan teid juhtida. Teine samm on pöörata ennast jumalakartuse õpetuse esimese allika poole, milleks on püha vaim. Oleme juba vaadanud 34. psalmi 11. lõigus, kus püha vaim räägib Jumala nimel ja ütleb: tulge lapsed, kuulake mind, ma õpetan teile Jumala kartust. Niisiis, issanda juurde pääsemiseks peame olema valmis püha vaimu õpetust vastu võtma. Ja selleks, et teid õpetataks, peate kuulama. Kui paljud teist, kes olete lapsevanemad, on püüdnud lapsele midagi õpetada ja selle käigus aru saanud, et laps ei kuula. Ja lapsele, kes ei kuula, on võimatu midagi selgeks teha. See on täpselt sama ka meie suhetes Jumala ja püha vaimuga. Kui me tahame, et meid õpetataks, peame kuulama. On väga ebaviisakas, kui keegi soovib meiega rääkida, aga me pöördume ära ja eirame teda ega võta vastu, mida ta räägib. Ja ma kardan, et palju kordi on Jumala lapsed püha vaimu suhtes ebaviisakad olnud. Püha vaim püüab meiega rääkida, aga meil on teised mõtted peas, meil on teised asjad tähtsamad. Ja nii me ei kuule ja seega me ei õpi. Seega soovitan tungivalt, et kui te olete otsustanud Jumala kartust otsida, siis andke püha vaimu kätte. Te öelge, püha vaim, ole minu õpetaja, ma tõesti tahan kuulda. Aita mul kuulda ja kui ma kuulen, aita mul õppida. Kasvatage endist tundlikkust püha vaimu suhtes. Ilma selleta ei leia te Jumala kartust. Tema on teejuht, tema on õpetaja. Tema on see, kes räägib Jumala lastega ja ütleb: tulge lapsed, kuulake mind. Ma õpetan teile issanda kartust. 3. samm suunab meid selle juurde, mida ma nimetan teiseks õpetuse allikaks, ja see on inimestest kaasteenijad. Tsiteerin 2 lõiku Heebrealaste 13. peatükist, salmid 7 ja 17. Need lõigud räägivad meile suhtumisest Jumala teenijatesse, kes meie üle valitsevad. Osadele inimestele tänapäeva kirikutes ei meeldi sõna reegel, aga see on olemas. Jumal on pannud oma valitud inimesed Kristuse ihusse valitsema ja muid funktsioone täitma. Mõnel inimesel on aga selline suhtumine, et mina kuulan Jumalat, kui tal on mulle midagi öelda, aga inimestelt ei pea ma midagi õppima. Mäletan, et üritasin kunagi üht daami nõustada. Ta tuli minu juurde abi otsima ja ma üritasin talle öelda, mida ma usun, et Jumal temalt nõuab, kuid tema ütles konkreetselt need sõnad. Ta ütles, kui Jumalal on mulle midagi öelda, siis ma olen nõus seda kuulma.
kuid kaudselt ta ei tahtnud kuulda, mida minul talle öelda oli. Usun, et Jumal rääkis temaga minu kaudu. Ja te peate meeles pidama, et Jumal õpetab oma lapsi mõnikord, isegi väga sageli, teenijate kaudu, keda tema on Kristuse ihusse asetanud. Ei ole hea öelda, püha vaimu ma kuulan, aga ma ei võta vastu inimeste õpetust. Sellega te seote püha vaimu käed. Teil pole õigust seda teha. Püha vaim võib öelda, olgu, ma õpetan teid, aga ma õpetan teid teie pastori kaudu. Ma õpetan teid selle evangelisti kaudu. Ma õpetan teid selle piibli õpetaja kaudu. Ja te peate olema valmis püha vaimu õpetust vastu võtma, mis tahes teed pidi, mille Jumal teile kättesaadavaks teeb. Nii et loeme Hebrealaste 13. peatüki salmi 7. Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna, pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk. Ja salm 17. Olge kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile. Nemad ju valvavad teie hingede üle, nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda tööd rõõmuga, mitte ägades, sest sellest poleks teile kasu. Nii et Jumal on meid asetanud Kristuse ihusse. On need, kes valitsevad, on need, kes on eeskujuks usus, on inimesed, kes kuulutavad Jumala sõna ja need, kes hoolitsevad meie hingede eest. Ja see on ülimalt tähtis, kui me tahame õppida Jumala kartust, et me alistume sellistele inimestele kõikjal, kus Jumal nad meie ellu asetanud on. Näete, see on kirjas Efeslaste 4:11. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamise tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Jumal on pannud need mehed Kristuse ihusse, et aidata meil saada sellisteks inimesteks, nagu tema tahab, et me oleksime. Nüüd läheme 4. sammu juurde, mis on 3. õpetuse allikas ja see on Jumala sõna ise. Loen nüüd õpetussõnade 2. peatüki salme 1-5. Seal on mõned väga ilusad sõnad. Mu poeg, kui sa mu sõnad vastu võtad ja mu käsud enesele talletad, lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad oma südame arukuse poole, kui sa mõistuse appi kutsud ja tood oma hääle kuuldavale arukuse heaks, kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust, siis sa mõistad issanda kartust ja leiad Jumala tunnetuse. Pange tähele 5. salmis olevat lubadust, siis sa mõistad issanda kartust ja leiad Jumala tunnetuse. Need kuuluvad kokku. Jumal ilmutab end neile, kes teda kardavad. Issanda saladus on nendega, kes teda kardavad. Kui soovite saada Jumalalt teadmisi, peate sisenema Jumala kartusse. Eelmistes salmides annab autor meile teatud tingimused või sammud, mida peame astuma, kui tahame Jumala kartust tema sõna alusel leida. Salm 1 ütleb ta, kui sa mu sõnad vastu võtad ja mu käsud enesele talletad. Salm 2. Lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad südame arukuse poole. See tähendab õppimisvõimelist suhtumist, jagamatut tähelepanu, kõige tähelepanelikumat selle kuulamist, mida Jumal meile ütleb. Salm 3 ütleb ta, tood oma hääle kuuldavale arukuse heaks. See tähendab tõsist, tungivat palvet. Palve on üks Jumala kartusse sisenemise nõudeid. Ja 4. salmis ütleb ta, kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust. Jeesus rääkis tähendamissõna varandusest põllul ja ütles, et mees, kes tahtis aaret kätte saada, pidi enne põllu ostma. Kõigepealt sellel on hind. Siis pidi ta põllult üles otsima koha, kus aare peitus. Ja kui ta leidis koha, kus aare oli, pidi ta selle välja kaevama. Nõudis palju pühendumist ja palju rasket tööd selleks, et aare leida. Ja aare, millest me räägime, on Jumala kartus. See asub Jumala sõnas, aga te peate minema mööda Jumala teed, et see sealt leida. Nii et lugege õpetussõnade 2. peatüki salme 1-5 hiljem uuesti, sest teil on vaja neid tõdesid ikka ja jälle üle korrata.